Tere armsad teekaaslased, teise advendinädala energiate uurimise juurde 1. kuni 7. detsembrini energiad. Vaatame neid lähemalt. See on nädal, kus siis kuni 5. detsembrini me oleme kasvava kuu energias. 5. detsembril kell 1:14 öösel on siis täiskuu moment. Ja kohe vaatame täpselt ka, mis on meid ees ootama siis Maia Steegi kalendri kohaselt. Et see on siis viimane nädal, kus me oleme veel vanas 9-kuulises sünnitsüklis. Järgmisel nädalal algab uus sünnitsükkel, sellest räägime siis järgmises videos kohe pikemalt. Aga kuna see on siin 9-kuulise energiatsükli lõpp, siis siin võib olla väga ilusaid kas lõpule jõudmisi või mingisuguseid kulminatsioonini jõudmisi, millega sa alustasid, ütleme siis umbes 8,5 kuud tagasi. Ja selle nädala põhiliseks sõnumiks on eneseväljendus, väljenda, kirjuta, räägi, suhtle, loo, planeeri, teadvusta, luba endal olla hästi-hästi siiras. Ja see täiskuusse liikumine enne seda on väga hea siis kõike seda universumile hästi selgelt väljendada, mida sa siis tegelikult tahad, kuidas sa tahad. Väga ilus loomise aeg ja sellele loomejõule annab erilise jõu andestamine ehk kaastundliku ja lahkusega minevikule vaatamine, et ei läheks sellesse uude sünnitsüklisse ja ka uude aastasse nende vanade koormatega, vanade lõpetamata kohtadega, et endast tuua selline lõpetatus ja selgus ja uuteks algusteks uus võimas voog. Kõige suuremat abi me saame läbi eneseaktsepteerimise. Eneseaktsepteerimine võib tähendada seda, et me tunneme ära, mis on olnud meie varjukohad, aga samas me teadvustame ka enda valguse olemust ja me sulatame kõik need kogemused, mida me oleme arvanud, et oleme teinud valesti või keegi teine on mingil moel eksinud, siis kõik need vaatame ausalt läbi, toome tõesse ja sulatame tagasi valgusesse, sest et tõde on see, et kõik, mida me kogeme, see ei ole üldse isiklik. Kõik need kogemused on lihtsalt ühisvälja mustrid olnud, mida me oleme tulnud üheskoos puhastama ja läbi aususe me jõuame tagasi puhtusesse, kergusesse ja terviklikkusesse. Et selline imeilus küpsusesse ja täiuslikku iseenda vastuvõtmisesse jõudmine võib meile tuua väga ilusa sellise, võib-olla tõesti lausa jõululiku meeleolu, kus me tunneme iseenda ja teiste pühadust ja saame tunda seda, et kõik, mida me oleme universumilt küsinud, elu aitab meid. Et kui sa tegid selge sisevaatluse siin umbes 8,5 kuud tagasi, nagu ma oma kanali liikmetele siis juba ka soovitasin, et kindlasti pange tähele, mis teil sellel hetkel nagu südamel ja hinges on, mida te päriselt soovite, siis selle energiaga kaasa liikumine on teid kindlasti toonud suured sammud edasi sellesse plaanis, mida sa oledki soovinud, sest meie südame soovid ongi algallika soovid läbi meie kogeda. Nii et see, kui sa oled häälestunud enda südamel, oled häälestunud kogu universumi abile. Ja elu aitab sind, kui sa seda abi ise eemale ei tõuka või kuidagi ennast maha ei tee. Selline lugupidamatu käitumine iseenda ja teistega võib väga aeglustada protsessi, et siin on just soovitatav austada kõikide protsesse kui täiuslik, et igaühe protsess meie seast on täiuslik ja vajalik just nii, nagu see on ja üheskoos me ärkame, et see ärkamisteekond võib mõnel olla kiirem, mõnel aeglasem, et siis ka austada igaühe tempot, kuidas kõik on liikunud, et täpselt nii pidigi olema
ja kinnitus on universumilt, et kõik läheb hästi, et see, mida sa siin nendel päevadel enda teadvuse välja istutad, valguse seemned või kasvatad neid varasemalt istutatud valguse seemneid, elu toetab seda päris kindlasti ja võidukogemus on silmapiiril, võit-võit situatsioon, mis tähendab, et kui sina võidad, kui sinu unistused täituvad, siis tegelikult sa aitad ka teistel nende unistusi täita. Aga siis selleks nädalaks ongi soovitus, et ole pehme, ole kaastundlik, ole sõbralik. Et sellise pehmuse ja halastusega toimib see tervendusprotsess kõige kiiremini, kui seda on veel vaja. Ja ka austus, et austa ennast, austa oma sõprussidemeid, austa oma partnereid. Ja austus tähendab seda, et me ei suhtu hinnangutega, vaid me lubame lihtsalt olla, et me ei pea kõikidega samamoodi tegema, aga me lubame lihtsalt rahulikult kõikidel asju näha oma nurga alt ja omamoodi. Ja samas me ei lase enda unistusi nagu silmist, et hoiame fookust ja keskendumist ikkagi sellel, mis on meie kõrgeim elusaatuse plaan. Ja mina usun, et parim, mida me saame soovida üleüldse elult, on see, et me tunneme ära, kes me oleme. Sest et selles olekus me oleme vabad igasugustest meelemängudest ja karmamustritest ja näeme olukordi hoopis suurema kirgusega. Sest et meie tõeline olemus on armastus ja õndsus ja rahu ja rõõm. Ja need endas ära tundes ja ennast selle kogemusena vastu võttes me jõuame õitsengusse, sest et viibides selles sisemises valguses lihtsalt me hakkame magnetiseerima imelisel moel ja väga suure kergusega kõike, mida me vajame. Et esimene fookus võikski olla enda vastuvõtmine, enda kõrgema olemuse vastuvõtmine. Ja väga hästi võib aidata ka muusika kuulamine, mis aitab su südant avada. Sest et muusikal on imeline tervendav mõju, isegi kui me seda silmaga ei näe, siis tegelikult igasugune muusika, mis meile meeldib, aitab meil äratada meis õnnehormoone. Ja mida kõrgemas sageduses me oleme, seda kõrgema sageduslikke kogemusi me ligi tõmbame, aga selle võti selle kogemuse avamiseks ongi siis austus, et lõpetan igasuguse kohtumõistmise, kui ma olen seda teinud ja annan kõik algallikale lahendada, sest et armastus näeb, kuidas kõikidel kõige kõrgemal moel see muutus toimuda saab, mis on tarvis, et ära toimuks. Niisiis selline suurejooneline õnnevoogu sulandumine võiks selle nädala põhiliseks sõnumiks olla ja selle sulandumise põhimõte seisneb selles, et ma lõpetan selle maailma kritiseerimise, hinnangute andmise, sest sellega ma tegelikult kritiseerin meesenergiat. Kui ma kritiseerin seda, mis on, siis ma olen vastu elule, olen vastu sellele elu väljendusele, nagu see on olnud. Aga selleks, et olukorrad muutuks, on kõige parem, kõige kiirem viis aktsepteerida. Ja kui on raske seda teha, siis miks mitte pöörduda mõne armastava sõbra või kaaslase poole, kes aitab sul meelde tuletada, et ei olegi vaja nende draamalugudega nii palju kaasa liikuda. Need on siis nädala põhisõnumid. Läheme päevade kaupa energiate ülevaatuse juurde. Siin siis kasutan Maia Steegi kalendrit. Ja esmaspäev on siis selline pöördepäev, 1. detsember, kus elu kutsub meil vaba tahte alusel valima iseenda väes elamist. Ja enda väes elamine tähendab seda, et ma pööran tähelepanu iseendale, oma sisetundele, ükskõik mis need tunded on, ma ei pea nende tunnetega samastuma, aga ma vaatlen ennast kui oma elu vaatlejat ja vaatlen ennast kui kõiksuse väljendust siin maa peal ning tunnetan, tajun, teadvustan, et olles see kõiksuse kehastus, on minu unistused tegelikult algallika ehk armastuse ehk universumi unistused läbi minu kogeda, mida väiksem mul on
vastuseis, seda kiiremini saab see õnne ja õnnestumise voog minu ellu tulla. Niisiis on soovitus lõdvestuda, leida väikeseid asju, mille üle rõõmustada, väikeseid detaile, mida nautida, mida tähele panna. Et see on ka siin enne täiskuu eelne aeg, mis tähendab seda, et emotsioonid ja ka meie mõtteenergiad võivad muutuda palju intensiivsemaks, et siis praegu, mis on väga soovitatav, on tegele oma koduga, hoia tähelepanu oma perel, oma sisemisel emotsionaalsel maastikul, võime niimoodi öelda, toida ennast, täida ennast vajaliku koguse armastuse ja tähelepanu ja hoolimisega. Väeloomaks tuleb selleks päevaks kobra, mis ütleb seda, et ole hästi teadvel, ole hästi tähelepanelik, sest et universum räägib sinuga kogu aeg. Universum võib rääkida läbi selle, et sul tuleb mingi soov, siis sõnasta see selgelt. Aitäh, et ma saan kogeda. Aitäh, ma võtan universumi toetuse ja abi endale vastu. Et selline iseenda soovide ja vajaduste tähelepanemine ja ka selgelt sõnastamine, enda jaoks lahti kirjutamine ja tunnetamine, nagu need soovid olekski juba täitunud, koheselt häälestavad sind sellesse ajaliini, kus see kogemus on võimalik ja ongi tulemas, et see ei ole üldse keeruline, et tegelikult see on hästi lihtne protsess, see enda elu loomine. Selleks meil on tarvis lihtsalt vaja osata olla kohalolus, tähelepanelik ja teadvustada seda, et ei ole midagi, mis on liiga väike universumi silmis. Et kui sa oled arvanud, et ma olen viisakas ja ma küsin natuke, mis ma ikka palju tahan, et siis sa tegelikult sellega ei ole universumiga kooskõlaline. Selle kõige kõrgemas potentsiaali võtmes, et kõige kõrgemas potentsiaalis on nii, et kui sa täielikult lõdvestud, täielikult rahuned, siis need sinu unistused ehk mälestused tulevikust tulevad sinu sisse loomulikul moel. Sul ei ole vaja üldse pingutada, et mõelda, mida ma tahan või kuhu ma soovin liikuda, vaid see kõik sünnib läbi naudingu ja äratundmise, et see ongi see. Et see tegelikult selline oma unistuste sagedusele lõdvestumine on hästi lihtne, selleks ei ole vaja üldse pingutust, vaid pigem just nimelt lõdvestust, sest selles lõdvestuses saavad valgusmaailma abilised sulle palju kergemini neid visioone ja tunnetusi ja taipamisi saata. Et kui sa tunned ennast ebamugavalt mingisugusele olukorrale mõeldes, siis järelikult sa ei ole veel seda olukorda justkui nagu õige rakursi alt vaadanud, et siis oleks vaja enda sisemist vaatenurka tõsta, oma vibratsioonitaset tõsta. On see siis läbi laulmise, tantsimise, kirjutamise, mis iganes aitab sulle seda sisemise valguse kogemust äratada ja tuua. Võib-olla ka oma mõtete üleskirjutamine ja oma uskumuste süsteemi ümber häälestamine võib sellel päeval väga hästi sind toetada. Sellel päeval on vaja hästi vaba tahte alusel valida, et mina valin ennast häälestada sellele, mida universum mulle soovib kõige enam, mis on kõige armastusküllasem kogemus. 2. detsember räägib meile sellest, et on vaja olla kohal ja selleks, et kohal olla, on väga hea teha just nimelt selliseid kas venitusi, joogaharjutusi, kõike, mis aitab sul sinu sisemisi valguskanaleid rohkem avada. Et mul on ka selline meditatsioon, valguskanalite avamine, et kes seda ei ole saanud kuulata, aga soovite, võite mulle ka meilidel märku anda inspiratsioonikool@gmail.com. Selle päeva energia kutsub meid suhtlema hästi tugevalt oma kõrgema olemusega ja enda just nimelt kõige armastavama versiooniga iseendast, et kui ma oleksin iseenda kõige vägevam armastav, mis ma üldse oskan ette kujutada, siis mida ma endale soovitaksin. Et siin on väga hea teha sellist praktilist plaani, võib-olla praktiline plaan selle aasta lõpu kohta, et kuidas sa soovid
et mida sa soovid veel aastal 2025, et sa jõuaksid teha või mis asjad jätad järgmisesse aastasse või mis asjad jätad üldse ära. Et sa oleksid hästi joonduses sellega, mis sulle meeldib. Ja kui sa ei tea isegi, mida tahta, siis võid küsida, et ma taotlen taipamist, mida mu kõrgem olemus mulle soovib öelda, mida mul oleks praegu hästi siiralt vaja endale tunnistada ja näha ja taibata. Sest et elu ütleb nii, et kui sa pöörad selja enda tõele, siis sa lihtsalt ei näe seda, mis sinu ees on, mis on võimalikkused, mis on ees ootamas. Aga samas meil on võimalik oma elule ette näha ja need unistused tulevadki hästi loomul tasa. Ja siis, kui sa siiralt vaatad ja tunned, et sinna soovin oma hingega edasi liikuda, siis need kogemused, elu hakkab sind kaasa aitama. Et soovitus on, et jäta igasugused egovõitlused kõrvale, ei ole vaja draamadesse laskuda, egomängudega kaasa minna, ära kaota oma väge. Sinu vägi on sinu kõige olulisem varandus. Ja elades enda väes, elad sa tegelikult universumiga kooskõlas ja universumi väes. Nii et kui sa tunned praegusel hetkel, et sul on selliseid nagu väliseid surveid väga palju, näiteks väga palju kohustusi, mis sul on, siis on soovitus vaadata, aga kuidas ma saan neid seniseid kohustusi täita nii, et mul on selle juures võimalikult hea olla. Et kas või näiteks sa koristad kodu, et sa paned siis peale mantrad või kuulad taustaks mingit mõnusat meditatsiooni või mingisugust kaardi lugemist või midagi sellist, mis sind inspireerib, et sa saad kasutada seda aega, mis muidu võib tunduda selline kohustuslik, võib-olla mitte nii meeldiva energiaga täidetud aeg, sest pähe tulevad igasugused mõtted, et siis aita enda mõttetasand ka enda meeldimistasandiga kooskõlla. 3. detsember on maagi ärkamise päev, et see päev kutsub meid tooma ennast iseenda särasse. Ja et tõeliselt sisemiselt särada on väga kasulik, kui me oskame hoida tasakaalu oma tööasjade vahel ja armastusasjade vahel. Et me teeksime otsuseid nii kasutades tunnetust, aga ka oma teadlikku meelt. Et kui need kaks lähevad harmooniasse meie sees, et me mõtleme seda, mis on meie kõrgem tõde ja me teeme seda, mis on meie kõige kõrgem tunnetus, siis meie sees hakkavad tegelikult ka kehakeemiliselt toimuma väga erilised protsessid. Me võime seda nimetada ka valgustatuse kogemuse toimimiseks. Ja tea seda, et kui mingid asjad ei ole veel nii, nagu sa tahaksid sinu elu, siis tead, need ei ole naelaga seina külge kinni löödud, et nüüd nii peabki jääma. Vaid siis on vaja küsida universumilt selgust. Nii nagu kui taevas on pilves ja päike tuleb välja, et siis on nii mõnus tunne. Samamoodi meie eludes on nii, et kui meil ei ole täit selgust, siis on selline sompus ja raske tunne. Aga kui meie sees tuleb sisemine selgus, siis on ka päiksepaiste väljas, et siin on võib-olla mingisugused sellised protsessid enne täiskuud, kus kerkivad üles justkui sellised mingid teemad või mingisugused küsimused, mis vajavad meiepoolset ümberhäälestust või joondamist ja ümbermuutmist, et selline vanamoodi toimimise lõpetamine, et uutmoodi toimimine saaks alata. Suurt abi võime saada vaimsetest praktikatest, mis aitavad meil rahuneda ja olla taas kõrgemale poole liikuva vooga kooskõlas ja teadvusta, et need taipamised võivad tulla täpselt siis, kui sa ei oska oodatagi. Näiteks mõtled, et nii, ma tegin nüüd meditatsiooni ära, ikka ei ole vastust. Ja siis lähed näiteks, ma ei tea, toataimi kastma või teed mingeid muid asju ja järsku tulevad sulle need õiged sähvatused, et ei ole mõtet nagu kramplikult kinni hoida sellest, et miks juba ei ole, vaid teadvusta seda, et kõik laheneb, et õige info jõuab minuni õigel hetkel. Minu jaoks laheneb kõik suurepäraselt. Et siin on ka tulemas väga võimas täiskuu
veedaliku astroloogia kohaselt siis 5. detsembril, aga juba enne sa võid tunda seda, et tulevad üles just teemad, mis on seotud loovusega, eneseväärtustamisega, sensuaalsusega. Võib-olla sa avastad, et sa oled liiga palju nagu ringi sebinud ja tegelikult tahaksid lihtsalt sellist mõnusat olemisaega. Ja kui sul senine päevakava või nädalakava ei ole seda lubanud, et siis võib ka teha väga selged taotlused, et universum, ma palun su abi, et mu elu saaks liikuda külluse tundes, et mul on alati enda jaoks aega ja kõik asjad on ka kenasti toimivad ja tehtud. Et ka rahaasjades võib olla samasugune koht, kus me võime avastada, et ma olen nii palju kulutanud, aga ei ole seda sissetulekut nii edukalt toiminud, nagu ma oleksin soovinud või tahtnud. Sellisel juhul soovitab universum, et aga pöördu valguse poole ja palu lahendust, mis toob sulle mitte ainult rahaküllust, vaid tõesti täitumuse tunnet, seda tunnet, et sa oled alati hoitud, kaitstud, et sul on turvaline, meeldiv ja väga hea olla. Et selline sisemise kõrbe tunne kutsub meid tegelikult rohkem algallikaga suhtlema ja selle päeva energia ütlebki, et nii kui sa algallikalt abi palud, sulle see abi hakkab tulema. Ja me võimegi aru saada, et kui on mingid intensiivsed tunded üles tulnud, siis need on sageli märguandeks selle kohta, et just sellesse teemasse meil on vaja uutmoodi programmid, uutmoodi taotlused ja otsused luua. Ja kui me oleme midagi küsinud universumilt, siis peale seda ka lõdvestumine ja seeläbi oma vibratsioonitaseme tõstmine on väga vajalik selleks, et me saaksime tõusta imede ja lahendustega kooskõlas olevasse energiasagedusse. Imed on võimalikult, sellel päeval on väga võimalik väga kiirelt manifesteerida väga õnnelikke ja väga meeldivaid uusi resultaate. Aga selleks siis ongi vaja, et me tunnistame, et mina olen oma elu maag, ma suudan luua seda, mida ma päriselt soovin. Ja küllus võib olla minu elu kõikides eluvaldkondades. Et tihti ongi see, miks inimeste eludes on takerdumine, sest ei julgeta küsida. Aga küsi ja sulle antakse, seda on ka väga palju räägitud, aga seda me muidu ei saa teada, kui me seda praktiliselt ei kasuta, nii et siin on vaja enda senised teadmised rakendada praktikasse. 4. detsember. Siin võib olla täiskuu energia juba väga tugevalt tuntav, kuna 4. detsember vastu 5. detsembrit öösel on siis ka täiskuu. Väga oluline päev, et me pööraksime tähelepanu sellele visioonile, mis meile tundub kõige õigem, et on aegu, kus lasta oma visioon nii-öelda lahti ja mitte sellega tegeleda, siis see päev siin on väga oluline just nimelt, et me pöörame tähelepanu sellele, mida me tahame, mis meile meeldib, kuidas meile meeldib, mis meid vaimustab, mis meid rõõmustab, mida me soovime universumiga koostöös luua. Et üks asi on küsida resultaati, aga tegelikult universum annab meile alati vahendeid selleks, et me saame ise selle resultaati luua. On need vahendid siis näiteks õiged teadmised, et me oskaksime hoida õigeid hoiakuid. Näiteks nagu need kaardilugemised siin aitavad meil häälestada. Või siis tulevad praktilised ressursid või keegi toob sulle väga häid uudiseid, et pane tähele, missugune info sulle sellel päeval tuleb, see kõik toetab sinu kõrgema potentsiaali elu väljendumist. Sinu ülesanne on olla hästi aus, hästi julge, hästi avatud. Sellel päeval on ka väga hea manifesteerida just nimelt armusuhteid või oma partnerluses tuua sellist imelist uut voogu, mis võib tuua mõlemale väga-väga suurt valgustavat kogemust, nii et ka näiteks püha seksuaalsuse praktikad võivad sellel päeval olla eriliselt tugeva väega, nii et kui oled kallimaga koos, siis võid enne teha ka taotluse ja otsused, kõik energia, mida me üheskoos intiimses energiavahetuses loome, saagu sellest kõigest valgustatuse ja külluse voo pühitus meie elust. Et see on ka väga hea aeg, et just nimelt läbi naudingu lasta minna sellel vanal minal, kes on olnud takerdunud oma vanadesse mõtetesse ja mõttepusadesse, et sellist
kergendust ja tervendust tuua läbi tingimusteta armastusega olukordade üleujutamise. Et see päev ütleb, et praegu sa sünnitad enda uue visiooni ja sa sünnitad võimalik, et juba arusaamise, mida sa järgmise 9-kuulise sünnitsükli jooksul kogeda soovid, mis meil järgmisel nädalal minu arust siis kolmapäeval algamas on. Ja see uus sünnitsükkel tähendab seda, et järgneva 9 kuu jooksul hakkab sind elu mingisuguses väga spetsiifilises eluvaldkonnas, mis on sinu hinge jaoks praegusel hetkel oluline, hakkab seda sinu jaoks lahti rullima, et siin võib sulle tulla praegu väga õige visioon, õige nägemus, õige taipamine selle kohta, kus sa soovid olla 9 kuu pärast, nii et sellel päeval mediteerimine, oma mõtete ja visioonide tähelepanek ja nende üleskirjutamine ja neile vajaliku tähelepanu pööramine on väga-väga kasulik selleks, et sa oled teadlikum, milleks sind elu ette valmistama hakkab. Sest et iga teekond koosneb siis kõigepealt otsusest ja valikust, kuhu sinu tee sind viib. Ja teekond ei ole lihtsalt punktist A punkti B liikumine, sellel teekonnal meil on palju õppetunde, palju nagu hingehäälestusi, mida meil on tarvis teha, mida need 13-päevased tsüklid aitavad meil luua, selleks, et me tõesti 9 kuu pärast, kus see järgnev sünnitsükkel läbi saab, jõuaksime tõesti selle kogemuse maksimaalse potentsiaali täitumiseni. Nii, ma toon kohe vee ja tulen tagasi. Ja liigume 5. detsembri juurde. Täiskuu toimub meil sõnni märgis ja see võib tähendada seda, et võib toimuda väga suur ümberprogrammeering meie sees. Vanad programmid vabastatakse selleks, et uued toetavad eluprogrammid saaksid meid kandma hakata. Et siin olulised teemad, mis võivad üles kerkida, on siis mugavus, väärtustamine, sensuaalsus, loominguline eneseväljendus. Ja kui sa tunnetad ja tajud, et elu ei ole veel nii päriselt kõiges nii nagu soovid, siis see võib olla märguandeks selle kohta, et sul on vaja rohkem panustada, oma armastavat tähelepanu, vabastada ennast vanadest hoiakutest või süüdistamise või häbi mängudest, et minna puhta õnne, õnnestumise ja rõõmu sagedusele üle. Et see on selline suur dimensioonide vahetus võimalik, et paljude jaoks palju kõrgemasse dimensiooni tõusmise aeg. Ja see nõuab meilt, et me ei eitaks oma südame soove, vaid me jääks hästi oma südamele truuks, jääks hästi endaga kooskõlla, sellepärast et elu tahab meile tuua seda kõike head, millest me oleme unistanud, et selline enesesaboteerimine, endale vastu töötamine, endale vastu vaidlemine, headele asjadele nagu kuidagi selliselt vaatamine, et äkki see ei õnnestu, see tuleb lõpetada, need kogemused anda tagasi loodusele ja pöörata tähelepanu sellele, mis saab minna paremaks. Et siin järgnevatel päevadel toimub ka mitmeid erinevaid planetaarseid ümberhäälestusi ja praegu siis põhiline rõhk sellel päeval ongi siis julge vabanemine oma vale mina maskimängudest. 6. detsember. 6. detsember on maanduse vajalikkusega päev, et selle päeva energia võib natukene niimoodi loksutada või panna meid tahtma rohkem olla, veel rohkem endaga kooskõlas, et siin 6. detsembri paiku liigub Merkuur Skorpionisse,
seega meie mõtlemine, suhtlemine, otsuste langetamine võib olla intensiivsem ja ka sügavam. Et see on väga hea aeg, et näha sügavamalt, taibata sügavamalt ja seega ka ära tunda sügavamaid kohti, mismoodi see uus algus meie elus, mis nüüd lahti rullub, võiks reaalses elus hakata toimima. Väga hea päev, et tuua taipamisi, mõistmisi, arusaamisi, selliseid ahaa-momente, et täitsa vabalt võid teha kohe hommikul taotlused, ma taotlen, et sellel päeval tulevad mulle täpselt õiged taipamised, täpselt õigel hetkel kõikidele nendele teemadele, mida ma olen tundnud, et ma vajan. Ja vaatan korra veel siit seda astroloogia teemat. Et ka Jupiter, mis varasemalt oli Vähis, liigub nüüd retrokraadi tagasi kaksikute märki ja ka see planetaarne seisund annab meile võimalusi justkui üle vaadata neid kohti, mida me võiksime veel õppida, kuidas omavahel suhelda, aitab ideid nii-öelda nagu uue värske pilguga üle vaadata, omavahelisi suhteid inimestega, tuua nagu taas tasakaalu, kui need on tasakaalust välja läinud ja ühesõnaga sellist minevikku vaatamist on väga hea teha, õppida oma senistest elukogemustest. Et see võib ka natukene tuua sellist rahutuse tunnet, nagu ma ütlesin. Ja sa võid tunda, et sa tahad justkui käiguvahetust teha. Et kui sa oled varasemalt olnud väga kiirenduse peal, et võib-olla võtad käigu madalamaks ja valid rahulikuma suhtlemisviisi või kui mingisugused suhtlused on olnud liiga aeglased või ei ole suhtlust toimunud, võib-olla tunned, et soovid mingis mõttes kiirendada. Et selline pinge ja ebakindlus, mis võib õhus olla, võib aga tuua väga suuri sisemisi taipamisi selle kohta, kes sa ise oled. Et kui väliselt olukorrad ei muutu, võib see olla tihtipeale meile õpetuseks ka selle kohta, et ongi aeg mingisugusele teemale üldse joon alla tõmmata. Et ei üritagi, ei pinguta, ei pungesta, ei survesta, vaid selle asemel astungi oma rada, lähen omas tempos, teen omamoodi ja lasen sellel eluvool ise siis kõikidega toimetada nii, nagu see toimetamine on. Ja tuleb ka väga ilus energia meile sellel päeval toetuseks, mis on siis eristamise ingli õpetus, et sa oled suuteline ära tundma enda õige tee. Ja õige tee ei pea tähendama siis seda, et sa lähed kellelegi vastu, vaid seda, et sa lähed endaga kooskõlas. Mitte läbi vastandumise, vaid läbi endaga kooskõlastumise tuleb sulle sinu jõud tagasi, sinu õige vaade, sinu õige nägemus, sest tihtipeale need takerdumised või segadused, mis meie elus on olnud, ongi sellepärast, et me oleme vaadanud asju mingilt positsioonilt, aga see positsioon või see roll on ennast meie jaoks tegelikult ammendanud. Näiteks vanematega suheldes sa oled vaadanud kogu aeg nagu laps oma vanemaid, aga ühel hetkel saad aru, et tegelikult sina oled ka täiskasvanu ja sina võid vaadata neid täiskasvanuna kui teisi täiskasvanuid ja sa ei pea vaatama sellena, et kindlasti mitte, et sa pead neid ümber tegema või kuidagi kedagi nagu muutma, vaid see kiirendus ja edasi liikumine, mida see olukord on meie ellu toonud, on selleks, et me tõuseksime enda tõega kooskõlla. Et see, kui teised näiteks ei ole enda tõega kooskõlas, võib meil olla märguandeks selle kohta, et aga ma valin ise tulla praegu endaga hästi kooskõlla. Et siin on sellised väga sügavad sisekaemused võimalikud ja väga sügavad ausad kaastundlikud suhtlused võimalikud. Et on soovitus, et kuula rohkem kui räägi, et lase ka teistel rääkida, et lase neil ennast väljendada, sa ei pea kõigega nõus olema või nende moodi olema, aga sa võid lasta
igaühel olla nii, nagu need on ja see toob sulle hästi suure vabaduse tunde. Ja see võib ka külluse voo panna väga hästi tööle. Et kui mingi olukord on tundunud, et on nagu tinapomm jalgade küljes, sa ei saa edasi liikuda, aga siis lased selle tinapommi lahti ja lähed ikka oma teed. Ja ei lase sellest ennast häirida, kui keegi on omamoodi mustrites parasjagu. Et soovitus on, et lase igal pusletükil selles pusles olla just seal, kus ta on, et sellel on mingisugune oma vajalik õpetus või oma vajalik koht, et igal asjal on oma koht. Ja vahel algallikas kohe meelega mingid inimesed teeb jäigaks ja tuimaks selleks, et need, kellel on vaja siis areneda või edasi liikuda, et nad seda edasiliikumist ka teeksid. Et no, ma ei ole usklik ise, aga mulle väga on meeldinud vanu pühakirju uurida ja ma olen mitmeid lugusid sealt studeerinud selle kohta, kuidas just nimelt sellised väga suured revolutsioonid rahvastikurändes ja igasugustes sellistes teemades on toimunud tänu sellele, et näiteks mingi valitseja ei andnud luba sellistel inimestel sellises kohas elada või mingid sellised protsessid. Ja siis kes selle jumaliku sõnumi saab, see kanaldaja, siis juhatab need inimesed õigesse kohta või õigesse suunda või tekib selline uus kooslus, nii et vaata neid tõkkeid samuti elus kui enda abilisi, mis aitavad sinu kõrgemal olemusel ärgata ja õitsengusse tulla. See ei pruugi olla maailma kõige meeldivam kogemus, aga see on väga tervendav kogemus. Et võimalik, et tänu sellele, et on selline ebamugav koht, õpid sa veel rohkem ja sügavamalt enda südant kuulama ja kõrgemalt juhatuselt saama suuniseid ja õpetusi, kuidas siis edasi liikuda, mis on sinu hinge missioon täita. Ja 7. detsember olemegi siis teise adventi jõudnud ja imeline peegelduste päev on selle püha päeva sõnumiks, et peegeldades üksteisele ilu ja positiivsust ja maagilisust hakkame me saama ka universumilt väga võimsaid, toetavaid, julgustavaid ja edasi suunavaid voogusid. On see siis läbi kellegi ongi sõnaline julgustus, aga see võib olla ka näiteks sinu enda sees tuleb arusaamine sinu enda kõrgemast olemusest, sinu enda kõrgemast väest, sinu enda jumalikust algessentsist. Et selle päeva energia kutsub julgelt vaatlema seda, mis on ilus, seda, mis on meeldiv, seda, mida sa päriselt naudid ja 2 käega kallistama kõike seda, mida sa praegu juba oma elus väga armastad, et kõik need kohad, mis sulle meeldivad, siis need on nagu sellised kuldseemned ja olles tänulik sellele, mis su elus on hästi ja ilus, hakkavad need ilu ja vägevuse ja suured läbimurdekohad sinu elus järjest rohkem ja palju kergemini liikuma, voolama läbi sinu elu. Ja elu ütleb seda ka, et tervita seda kohta endas, mis veel ei tea või mis veel ei näe kõike ette, et see on okei. Sest et vahel elu seobki meil mõnes mõttes nagu silmad kinni, et meile meeldivaid üllatusi korraldada. Et see, kui sa oled juba ette tänulik sellest, et kõik läheb nii, nagu sulle tegelikult meeldib, siis see kogemus rullub lahti, et ilma sinu kontrollita, ütleme siis niimoodi, et selline suur unistuste täitumine ja maagiline voogudega kaasa liikumine ei ole mitte lihtsalt välja valitud teaks või nendel, kellel veab, vaid piisab sellest, et sa ütled, ma usaldan. Elu, sina tead, kuidas see kõik saab toimida. Mina lähen magama, mina puhkan, mina mõnulen. Universum, sina toimeta minu eest. Ja selles puhkuses ja selles lõdvestuses võivad sulle tulla väga imelised, väga võimsad sellised energiapuhangud ja vood, mida edasi teha, mida maailmaga jagada, kuidas siia planeedile seda valgust ja armastust tuua, mida sa oled tulnud siia tooma.
võib-olla tuleb juhatus just selle vormi suhtes ka, et kuidas edasi liikuda. Et soovitus on, et ära jää minevikku kinni, vaid lõdvestu ja luba endal tulla sinusse tuleviku selge visioon. Et mida avatum sa oled õnnestumisele, seda selgemad visioonid sulle saavad tulla. Et siin ongi siis võti selles, et ma ei pinguta, et neid vastuseid saada, vaid ma lõdvestun, teades, et elu toob mulle need vastused nagunii, et mu intuitsioon teab. Mu intuitsioon juhatab mind suurepäraselt. Kõikide meie sees on intuitsioon, seda vaja lihtsalt õppida kuulama ja kasutama ja iga kord, kui sa enda intuitsiooni usaldad ja teed vastavalt sisetundele, siis hakkad saama neid imelisi kullateri, mis hakkavad sind tulevikus väga-väga palju toetama sinu järgmiste läbimurrete ja järgmiste projektide ja järgmiste unistuste täitumise teekonnal. Nii et ära peatu oma hirmuminaga kohtudes, vaid luba endale avarduda, luba endal tunnetada seda, mis on meie kõikide jaoks üks ja seesama, ükskõik kuidas see praktiliselt välja näeb, aga protsess on sama, kui me lähme oma elu eesmärki täitma, oleme oma dharma teel, oma elu ülesande täitmise teel, meil tulebki sageli teha asju hoopis teistmoodi, kui me oleme seda teinud teistes kehastustes. Et põhjasõlm näitab seda, et me oleme pöördunud sellele teele, kus me ei teagi asju ette, sest see on veel käimata rada, aga seda me olemegi just nimelt kutsutud selles elus käima ja kui sa küsid universumilt juhatust, siis sulle antakse kindlasti järgmise sammu kohta vajalik info, nii et ole avatud, positiivne, luba endal tunda neid tundeid, mis sulle meeldivad, sest sellega sa muutud magnetiks veel rohkem nendele kogemustele, mis neid meeldivaid tundeid su ellu loomuldasa toovad. Sellised sõnumid selleks nädalaks, soovin teile maagilist edasiliikumist, voogu ja palju-palju armastust. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest!